Jyvaskyla rallivõit, Soome meistrivõistlused, Eesti meistrivõistlused kokku. No mis emotsioon on, sa oled näost nagu tavaline, nagu poleks midagi eriti juhtunudki? Ei, eks loomulikult rõõmustunne on, et ei oleks osanud sellist asja oodata, aga kuidagi päeva teises pooles me kuidagi suutsime, ma siis ei oskagi öelda, kuidagi paremini sõita või ju siis võib-olla meile midagi sobis paremini, et ei oskagi nagu midagi öelda, et mis selle seletus nagu võiks olla, aga ei, iseenesest nagu sobis, et terve päev oli tegelikult päris okei rütm ja kõik sobis. Kas see 4. katse oli kuidagi selline murdepunkt ka selle rallil sinu jaoks? Mingis mõttes kindlasti jah, et enne seda me ikkagi kaotasime seal katsel kuidagi, suutsime nagu väga suure vahe kuidagi teha, et endalegi üllatuseks, et ma isegi ei tea, kus see vahe nagu võis tulla, aga jah, mingis mõttes murdepunkt, et sealt saime mingit taimu, et me suudame ikkagi kiiresti sõita, et jah, siis nagu mingisugused teised mõtted hakkasid juba vähe tekkima, et me suudame nagu võidu peale ka sõita. Et kogemuse mõttes siit on ikkagi väga palju kaasa võtta just legendi arendamise poolt ja sellega tööd teha kõvasti, et eks sinna meil kiirust või nii-öelda siis jah, aja mõttes jäi nagu palju veel, et just ise videosid nii-öelda vahepeal analüüsides, mis meil oli, et sealt ikka võib välja lugeda ikkagi päris mitmeid nii-öelda sekundeid ikkagi, et mis on puhtalt ainult sirgete osade pealt, et pluss siis nii-öelda veel natuke enesekindluse poole pealt ja selle pealt ka, et kui nii-öelda kõik need asjad kokku panna, siis ütleme, et tuleb maha päris palju, aga enda jaoks see eesmärk sai siin rallil ikkagi täidetud ja ise oleme ülimalt rahul sellega tulemusega, et eks see emotsioon oli täpselt sama finišis, et mis oleks ralli võidu pool olnud, et eks see pingelangus ja see pinge, mis siin enne ralli tuleb peal oli, et see oli ikkagi raju ja aga peale see pingelangust oli ikkagi tuju ja emotsioon hea, et sellest oligi, et meie eesmärk sai täidetud, et mis sai siis teiste eesmärgiga siia tuldud. Eesti meistrivõistluste etapp maailma ühtedel kuusamatel ralliteedel, et millise plaaniga peale tulid? Ega plaanisime lihtsalt kilomeetrit saada näha, mis tempo me Soome poistega ja Japsi poistega oleme. Näha on, et ikkagi on vaja kõvasti tööd teha, eks praegu kaardilugeja vahetus mängis ka oma rolli, et sinna kuni 1,5 kilomeetri peal läks sinna kaduma, et lihtsalt on keeruline, aga üldpildis lihtsalt valmistume ette Rally Estoniaks. Legendaarsed ralliteed, kuidas legendi paika saite ja kuidas need kirja saite? No eks see legendi värk läks meil natukene sassi siin, et üldiselt läks hästi, aga siin lõpus meil tekkisid rekkeautol väiksed viperused ja jäi esimene katse täitsa kirjutamata, nii et õnneks tuli tiimikaaslane Romet Reimal appi, et saime tema legendiga läbitud. Kuidas täna hommiku rütmi kätte saite? Eks ta siuke experience'i ralli sai olema, et võtsime oma ajaga ja võtsime rahulikult ja tegime seda, mis me tegema pidime. Ega mingid riske ei võetud. Kuna me sõidame peamiselt Soome meistrivõistluse, siis plaan oli nii-öelda SM3 klassis poodiumit püüda. Aga juba testis tuli välja, et meil on vasak esimene Martin Rikkis ja Printsport seda küll parandas ja suured tänud neile, aga kahjuks teisel katsel juba tuli viga uuesti välja ja lõpuks siis ka parem nii-öelda mõlemal esimesel amordil. Et oli väga keeruline ralli ja võib arvata, et nii hüpete rohkel rallil, kui amordid ei tööta, võib olla selle auto teel hoidmine päris keeruline. Ja kindlasti sõita oli väga ebamugav ja igat pingutasid nii, kuidas sain, aga rohkem lihtsalt niimoodi ei saa. Saab sõidurütmist ka rääkida? Ei saa. Esimene ralli, MM-ralli teedel, et kui keeruline neid teid oli kirja panna? Ma isegi ütleks, et keeruline oli kirja panna, et nukke oleme Lõuna-Eestis ja Leedus ka näinud, et kirja panemisega ei olnudki probleeme, aga raske oli kuulata, kaardilugeja oli raske lugeda, seda infot peab nii palju ette kandma ja nii palju vastu võtma. Et jah, see oli kõige suurem väljakutse. Lõpuks see vahe oli natuke üle minuti, et räägi lahti, kuidas see ralli sinu vaates läks? Selles mõttes nagu alati lähme oma tunde pealt sõitma, aga lõpuni ise rahul ei ole, et selline nurgeline sõit ja kuna oli raske kuulata, siis ideaalist on puudu see, et kogu see pakett kokku panna ja selline sujuv otsast lõpuni sõit teha. Klassi võit ma vaatasin oli natuke rohkem kui 3 minutiga. Et räägi
lahti, kuidas selline edu nüüd lõpuks tekkis? Jaa, et selles mõttes oli keeruline, et polnud kunagi varem Soomes sõitnud, aga tegime neljapäeval testis saime hea põhja alla ja esialgu läksime mõistlikult sõitma, siis tuli ikkagi päris suur vahe sisse juba, lõpuks lasime hoo maha ja viimane katse oli juba kindlustamine. Eesti meistrivõistluste etapp kuulsatel MM-ralli teedel, et millise sihiga ja plaaniga tulite? Tulimegi tegelikult nautima seda Soome teed, et kunagi 2 aastat tagasi käisin Turu rallil ja siis tegelikult väga-väga meeldis, et kuigi nüüd Jyvaskyla teedel täitsa hoopis teistsugused, et üks keerulisem rallidesi üldse vist elus, et väga triki ja challenge'ing, et no nii keeruline. Mis selle keeruliseks tegid? No legendi koostumine esiteks, need nukke ja hüpped oli nii palju, et me ei ole sükest asja ka harjunud, Eestis ei ole sükseid asju nii palju. Lõuna-Eesti teed, aga no ei Lõuna-Eesti ja noh, see ei ole sarnane tegelikult, et see on ikka midagi enamat siin, et legendi tööd peab natuke harjutama veel, et siis saab täpsemaks seda asja, aga siis saab veel kiiremaks, aga olen väga rahul, et lõpuni tulime ilusti ja läks hästi tegelikult. Väga kuulsad MM-ralli teed, et millise plaaniga tulite? Eks plaan oli ikka kindlasti see, et saaks ikka lõpuni, aga esialgu kui reket läksime tegema, me alustasime 6. katsest, siis ütleme niimoodi, et pärast tagantjärgi see vist oligi ainuke katse, kus oli ikkagi betoon, neid punaseid palakaid oli ikkagi terve katse ikka kõvasti täis laotud, et esialgu oli küll niisugune tunne, et noh, nüüd tulebki selline ralli, aga tegelikult oli ikkagi väga kihvt ja teisi teid ka sees. Aga muidugi MM-i pilti, kui vaadata ja võrrelda, siis meil ikkagi need katsed, mis siin kasutusel olid, need on ikkagi pigem niisugused kitsad teed, ühe auto laiused ja tegelikult oli ikkagi väga nõudlik, et me ka tegelikult ju ise pidurdamistega eksisime, see pinnas on nagu nii kuidagi erinev Eesti omast, et ikkagi suhteliselt keeruline oli alguses aru saada, et kuidas siin alla mäge tuled seal 103-40, et kuidas selle asjaga nagu maapöördesse pidama saab, aga ei, päeva lõpuks ikkagi kui me eelviimasel katsel veel suretsime auto välja, tagurdasime enne virtuaalset sikaani, siis mõtlesime, et noh, proovime nüüd selle punktikatse ilusti ära tulla ja tegelikult nagu tulemus näitab, siis oli ka tolku.